Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videos me vaatame, kuidas luua sektordiagramme ja tulpdiagramme. Siit menüüst me peame valima charts ja nüüd ma näitan teile juba valmis tehtud diagramme. Ja see on siis sektordiagramm ja siin on tulpdiagramm. Ja tegelikult nende diagrammide loomine on väga kerge. Lihtsalt vaatame nende diagrammide seespoolt, kuidas on need loodud. Nii, esimene on siis sektori diagramm. Inglise keeles on siis pie chart ja eestikeelses Moodle'is seda nimetatakse sektorjooniseks. Ja kõik, mis te peate siin tegema, et te lisate andmeelemendid, näiteks blueberries ja selle elemendi väärtus ja selle elemendi värv. Ja järgmine element on siin ja väärtus ja värv ja nii edasi. Ja siis vajutades save saate selle sektori diagrammi valmis. Ja kui te valite siit tulpdiagramm, tulpjoonist ja see näeb välja seespoolt sellisena. Type of chart, bar chart ehk tulpdiagramm, tulpjoonis ja siin on need andmed ja väärtused ja värvid, andmed, väärtused, värvid. Ja nüüd vajutame save nuppu. Nii nagu te näete, see protsess on väga kerge ja ma ei hakka sellest rohkem rääkida. Tänan vaatamast, head aega!